aitäh teile selle võimaluse eest täna siin rääkida. Ja mina veel siis, kui ma töötasin Keskkonnaametis, tuli selline hullumeelne mõte minna Tallinna Ülikooli andragoogikat õppima ja täna siis räägin teile sellest, mis ma oma lõputöös kirjutasin ja mida ma märkasin siis. Ja millest mul üldse selline motivatsioon tuli kirjutada, et ma tahtsin kindlasti kirjutada keskkonnaharidusega või kuidagi seda valdkonda puudutava töö, kuna ma ise tulin sellest valdkonnast. Aga samas ma olen alati avatud igasugustele uutele põnevatele õppimisraamistikele ja metoditele, mida andragoogika kursus ka pakkus. Ja mulle hakkas eriti silmaks õppimise teooria nimega transformatiivse õppimise teooria. Ja nagu selle nimigi ütleb, siis selle eesmärk on tuua esile õppijas mingisugune muutus, siis sügavam muutus identiteedi tasandil, puudutades siis tema hoiakuid, väärtushinnanguid, võib-olla mõjutades isegi tema käitumist. Ja kuna me kõik siin oleme keskkonnaharidust harrastavad või sellega tegelevad või selle poolt puudutatud inimesed, siis kellegi hoiakute ja väärtushinnangute muutmine kindlasti kõnetab. Ja seega ma leidsin endale viisi, kuidas mõtestada siis sellist kestlikkusele suunatud või siis keskkonnaharidust. Minu töö pealkiri oli tegelikult pikk ja lohisev ja ma kirjeldasin seal selliseid asju nagu transformatiivsed õpetamiskultuurid ja see vajab kindlasti selgitamist. Et mis üldse ühe õpetamiskultuuri loob? No selle üle võib ka jälle vaielda, selle kohta on erinevaid lähenemisi teoorias, aga ma lähtusin sellest, et selle moodustab, et milliseid selliseid laiemaid õpikäsitlusi siis õppejõud või õpetaja siis oluliseks peab ja milliseid konkreetseid praktikaid ta siis oma klassiruumis kasutab ja lisaks siis ka, mis on üldine õpetaja maailmavaade siis suhestudes teadmise olemusega, et kas teadmine näiteks on midagi, mida saab ainult vahetult kogedes või näiteks midagi, mida me saame ka loogiliselt tuletades, et kõik sellised küsimused ja kõike seda niimoodi hinnates ja vaadeldes saab siis ettekujutusest õpetamise praktikast või õpetamiskultuurist, vabandust. Ja kui siis, mis teeb siis sellest transformatiivse õpetamise kultuuri, ongi siis see, et ma lihtsalt keskendusin konkreetselt neile praktikatele, mida transformatiivse õpetamise teooria käsitleb. Ja transformatiivse õpetamise teooria, mis need praktikad ka on. Tegu on üldse sellise väga sügava õppimise vormiga ja see on hästi ambitsioonikas, pikaajaline ja selle teooria alusel selle komponendid on selline, ütleme laiemas mõttes selline aruteluline, dialoogiline õppimine, ehk siis kus on võimalus õppijal oma kogemust tuua lähtealusena, kus on võimalik siis omavahel arutleda nii suures rühmas kui väikestes. Lisaks ka siis laiemate selliste emotsionaalne kasvatus on hästi oluline. Erinevate kontekstide toomine ka dialoogi, enda suhestamine uue kontekstiga, selle analüüsimine, enda analüüsimine selle võtmes ja vahest üks selline võtmekomponent, kriitiline refleksioon. Reflekteerida me suudame kõik rohkemal või vähemal määral õppe selle üle, et mida me õppisime, kuidas me õppisime, aga kriitiline refleksioon on veel samm edasi, et analüüsida emotsionaalsel tasandil, kuidas ma tundsin ennast, millised muutused minus emotsionaalselt toimusid, kuidas ma suhestan ennast näiteks ka praeguse kultuurilise kontekstiga ja nii edasi. Hästi selline sügav, hästi enesesse vaatav refleksiooni vorm, mis on üks asi, mis selle transformatiivse õppimise tööle paneb. Endiselt õppija jaoks oluline, et ta saab enda tegevust ise juhtida, et tal on piisavalt autonoomsust
siis hea on, kui õpe on endiselt ka piisavalt väljakutsuv ja paneb õppija kohtuma oma võimete piiriga ja erinevate siis kujutluslike loominguliste protsesside kasutamine õppes ka, siia alla lähevad erinevad, näiteks rollimänguline lähenemine, teadusteatri tegemine, kõik selline natuke teistsugune loominguline viis, kuidas ka teadmiseni jõuda. Ja teooria alusel siis, kui kõike seda suuta teha, et siis on õpperuumis eeldused õppija transformatiivseks õppimiseks. Eeldusel, et see toimub pika aja jooksul, mitte ühe päevaga. Ja keda ma uurisin, kuna ma õppisin andragoogikat, siis ma pidin kitsendama valdkonda täiskasvanutele ja ma käisin uurimas siis tegelikult õppejõude, et milliseid lähenemisi, praktikaid kasutavad nemad. Ma valisin 9 õppejõudu siis 3 erinevast ülikoolist ja siis tegin nendega sellised mõnusad, südamlikud, poolstruktureeritud vestlused ja proovisin vähemalt igaühe puhul käia ühte tema antavat tundi ka vaatlemas, et näha siis ka kõrvalvaataja pilguga, kas seal ka mingisugused praktikad käivituvad, äkki jätab ta midagi mulle rääkimata või unustab, et saada selline terviklikum pilt. Ja ma siis tegelesin sellise temaatilise analüüsiga, lugesin mitu korda neid intervjuusid läbi, leidsin mingid läbivad teemad, siis tulin ikkagi uuesti tagasi lugema ja niimoodi kordi ja kordi refleksiivselt siis tagasi vaadates, kuni ma lõpuks jõudsin mingite läbivate teemadeni. Nii et siinkohal on ka paslik öelda, et see on hästi kallutatud lähenemine, see tähendab, et see on minu tõlgendusega tegu nendest teemadest ja võib-olla kui keegi teine oleks seda uurimust teinud, ta oleks võinud jõuda teiste tulemusteni, aga see ongi paraku üks selline riskikoht. Aga mis ma märkasin siis, kui ma hakkasin vaatlema neid õppetunde ja intervjuusid tegema, siis mis on siis sellised õppejõudude maailmavaated selle sisu kohta, mida me kestlikkuse teemadel õpetame. Et siin on erinevaid vaated, mis sageli kipuvad vastanduma. Näiteks üks selline klassikaline vastandumine on empirism või ratsionalism. Ehk siis teisisõnu, kas me kogeme vahetult teadmist või saame seda kuidagi mõõta või siis me suudame seda tuletada loogiliselt. Et tegelikult üks otseselt teist ei välista ka ja õppejõudude puhul ma märkasin seda, et nad ei kaldu ühte või teise äärmusesse, nad jäävad sinna tasakaalukasse keskpunkti. Veel üks selline vastandumine on näiteks realism või siis relativism. Ehk siis põhimõtteliselt kas faktid sõltuvad meist või meie tunnetest nende suhtes kuidagi või on siin ikkagi ka tõlgendusruumi nende puhul. Ja ka siin oli sellist, et on fakte, mis on maailmas olemas, mida me saame õppida, mis on meist sõltumatud, aga kui me sukeldume sotsiaalsetesse teemadesse, siis seal ei ole alati seda ühte õiget vastust ja loeb väga palju tõlgendusruum, et taaskord õppejõud jäid sellisesse tasakaalupunkti. Ja viimane, mida ma veel välja tooks, kas siis fundatsionalism, mitte fundamentalism, vaid fundatsionalism või koherentism, ehk siis kas maailmas on mingid kindlad alusteadmised, millelt tuginevad kõik meie järgmised teadmised, nagu näiteks loodusteadmised, või siis aitavad mingit teadmist põhjendada, selgitada nende seosed teiste teadmistega niimoodi kobaras või võrgustikus. Ja jällegi need otseselt ei välista üksteist ja siin oli õppejõudude puhul näha, et lähtuti nii ühest kui teisest, sest õpetatakse ikkagi kompleksseid süsteeme looduses. Mis selle keerulise jutu mõte on see, kuhu ma jõudsin, et kestlikkusele suunatud õppesisu on üks pagana selline mitmetahuline ja keeruline asi. Ja selleks, et seda terviklikult edasi anda, üks kestlikkusele suunatud õppejõud peabki suutma erinevat moodi nii-öelda võimelda siis oma klassiruumis, ta peab suutma saada
oma õppijaid mõõtma, määrama midagi, aga samas ta peab suutma näiteks kaasata mingisse rollidebatti, mis leiab aset kuskil erinevate ühiskonnakihtide vahel ja kus võib-olla seda õiget vastust on keerulisem leida, et sellist hästi palju paindlikkust nõuab õppejõududelt. Ja siis konkreetselt, mida siis kasutatakse õpiruumides, milline on siis selline õpetamise kultuur meie kõrgkoolides. Tugevalt oli siis esindatud ikkagi see dialoogiline arutelupõhine õppimine ka kestlikkuse valdkonnas, ja väga tervitatav endiselt on õppija enda kogemuse toomine dialoogi ja samuti siis õppija kohtub nendel õppekavadel erinevate uute perspektiividega, uute kontekstidega ja siis astub nendega ka dialoogi. Õppija autonoomsust toetavad need õppekavad ja samuti pakuvad parajalt väljakutset, et õppijad ei jääks liialt nii-öelda laisklema. Ehk siis laiemas võtmes, kui me vaatame klassikalisi õpikäsitlusi, siis väga konstruktivistlik lähenemine, ehk siis õppija saab siin parajalt oma teadmisi luua. Väga palju on koostöist õppimist, rühmatööd, pööratud klassiruum ja väga palju on siis sellist kriitilise analüüsi harjutusi, mis haakub siis kognitivismi põhimõtetega. Et see oli siis, mis oli ühist kõikidel 9 õppejõul, keda uurisin. Siit edasi toimus niisugune väike lahknemine, et rohujuure tasandil olid sellised ühtsed asjad ja siis jagunes need õppekultuurid edasi 2 ja ma nimetasin neid, ühe nimetasin siis mõtestavaks õpetamiskultuuriks ja teise eluliseks. Ja panen vahelduseks siis hoopis 2 pilti, et siis siin minu pool vasakul on siis tehisaru visioon mõtestavast õpetamiskultuurist. Kõik istuvad ringis, käib selline filosoofiline arutelu, emotsionaalselt kaasatud, otsitakse enda kohta looduses sellist seoste enda paigutamine siis sinna suuremasse süsteemi. Ja siis seal paremal pool on selline mingi projektipõhine või mingisugune keskne tegevus, praktiline tegevus, mis siis annab õppijale mingisugused oskused, mingisugused vajalikud teadmised ja selline läbivalt praktiline. Ehk siis, kui me tuleme tagasi siia, et siis mõtestava õpetamiskultuuri puhul oli näha, et õppija peab olema emotsionaalselt kaasatud, kuna diskussiooniks on sellised laiemad süsteemid ja inimese kuulumine nendesse süsteemidesse ja ka selline humanistlik perspektiiv, ehk siis inimese arendamine tervikuna selles õppeprotsessis. Ja elulist õpetamiskultuuri iseloomustab siis pragmatistlik lähenemine, ehk siis nendes õppekavades oli mingisugune läbiv projektitöö, vahepeal oli mitu sellist vahekohtumist, arutelusid ja lõpus siis toimus, kas prooviti siis niimoodi päris elule tuginedes mingisugust, ma ei tea, kas või keskkonnakonverentsi luua, mingisugune hästi selline praktiline töö. Ja nendel õppekavadel, need olidki rohkem suunatud siis mingisuguse eriala spetsialistile vajaliku oskuste pagasi väljatöötamiseks. Et siin toimus siis pisut selline lahknemine õpetamiskultuuride osas. Ja mida siis nendest praktikatest vähe oli näha ja mida ma ei saanud kummagisse õpetamiskultuuri paigutada, üks oli siis igasuguste loominguliste ja kujutluslike õppeprotsesside kasutamine, et see oli lihtsalt väga individuaalne, et üksik õppejõud siin ja seal kasutas mõnda metodit, aga ma ei saanud selle põhjal teha neid järeldusi, et kumba õpetamiskultuuri see kuulub. Ja teine, mida üldse ei hakanud silma, oli siis kriitilise refleksiooni praktika, see kõige sügavam refleksiooni tasand. See kipub olema midagi, millest räägivad ainult andragoogid. Ja see on võib-olla üks asi, kus me võiksime jõuda mingisuguse järgmise arenguhüppeni, kui me tahame oma õppekavasid parandada. Ja kui siis vaadata tervikuna uuesti seda transformatiivse õpetamise ratast, siis ütleme siis
ma ei tea, kas see punane on hästi näha, et mis siis olid natukene sellised nõrgemad kohad, olidki siis see kriitilise refleksiooni kasutamine, mida nägin mida ei näinud üldse. Ja emotsionaalse kaasamine on väga oluline selleks, et õppija hakkaks kriitiliselt reflekteerima. Ja lisaks siis siin ja seal kasutati kujutluslikke õppeprotsesse, ka nende suhtes siis saab kindlasti on arenguruumi. Ja kui mul aega on, siis viimane tähelepanek, et väga palju selliseid toredaid, aktiivseid õpetamiskäsitlusi on meil kõrgkoolis kasutusel ja kindlasti on kõigil väga rõõm kuulda, et behaviorism, see selline klassikaline meetod, õppejõud väljendasid, et nad aktiivselt üritavad sellest eemale hoida. Kahjuks küll hindamissüsteemid on meil endiselt olemas, aga ikkagi teadlikult üritatakse leida teisi lähenemisi ütleme siis, et me peame suutma paremat, kui behaviorism on see suhtumine. Aga intervjuudest tuli ka välja see, et õppejõud väga usuvad, et ka väline keskkond on üks selline tegur, mis lisaks õpiruumile ja õppeprotsessis toimuvale mõjutab siis õppijat tegelikult. Ja õppija jääb ise siis sinna kahe vahele ja see väliskeskkond tegelikult on see, mis natukene ise rakendab seda behaviorismi meie peal ja suunab meid muutuma võib-olla ühes või teises suunas. Ja tulemuseks on siis õppija, kes saab õpperuumist justkui ühe sõnumi, aga siis keskkonnast, olgu see siis füüsiline keskkond või on see meie meediaruum, nagu meil täna ühes ettekande küsimuses ka tuli, eks ole, tulevad hoopis teised sõnumid ja siis ta on justkui konfliktis. Nii et võib-olla tuleviku hariduseks on hoopis see mõte, et vahest klassiruumis me juba mõistame üht-teist ja oskame ka piisavalt, aga äkki vajaksime mingeid kastist välja mõtteid, kuidas me saame siis selle ülejäänud keskkonna panna vastama sellele, mis me kestlikkuse teemadel soovime õpetada. Nii et siis kokkuvõtvalt, et üks kestlikkuse õppejõud peab olema selline mitmetahuline ja väga võimekas. Ja üks siis võib-olla selline järgmine arenguhüpe, vähemalt meie kõrgkooli kestlikkuse õppekavadel võiks olla kriitilise refleksiooni praktika sissetoomine, kus seda veel ei ole. Ja siis võib-olla ütleme sellise, kuidas me suudame keskkonda mõjutada siis niimoodi, et see hakkaks mõjutama õppijat samas suunas. Ütleme siis ongi piltlikud asjad nagu õppevälise õppe kultiveerimine või transformatiivne keskkond või mis iganes see uus bränd võiks olla. Et need olid siis sellised mõtted, kuhu ma enda lõputööd tehes jõudsin. Ja rohkem mul ei olegi. Aitäh teile! Suur tänu Henrile ja kõik küsimused või kommentaarid on oodatud siin Henri nime taga nupu all küsi. Võite kirja panna, ma näen, et siin on juba paar küsimust siin selgunud. Esimese asjana küsin otseselt, et mis õppeainete õppejõud uuringus osalesid? Tuleks nüüd väga palju elulise poole pealt olid keskkonnakorraldus näiteks või siis kliimapoliitika ja siis ütleme sellise mõtestava poole pealt olidki sellised üldisemad ainenimetused, oligi sellisele kestlikkusele suunatud mõtlemine isegi oli konkreetselt ühes aines sees tegelikult. Et need olid sellised väga nagu mitmekesised erinevad ained. Selge. Ja kui nüüd siit jätkata, et see oli üks lõputöö teema, aga et kas on plaanis ka, kui saab jätkata näiteks ja seda arendada seda uuringut, et kas on plaanis ka valimit laiendada näiteks algpõhi- või keskhariduse õpetajad ja kuidas võiks nendes õpetamine kõrgkoolist erineda? See oli kindlasti üks mõte, et kuhu suunas edasi vaadata erinevatele tasanditele. Teine, kuhu suunas tegelikult ma tahaks
et selline see lähenemine kindlasti edasi liiguks. Ma uurisin ainult õppejõudusid, ma ei uurinud üldse tegelikult, kas see transformatsioon, mis nad justkui peaks tekitama, jõuab õppijani kohale. Et selleks peaks tegelikult siis hoopis uue valimi võtma nende samade õppejõudude õpilased näiteks või õppijad siis, kes on samad ainekursused läbinud ja siis saaks juba teha andmete triangulatsiooni, et kas eeldused on olemas ja kas siis õppijateni need eeldused ka kuidagi mõjutavad siis. Väga kena. No siin tekib veel vahvaid küsimusi. On küsitud veel ka, huviline küsib, kui laialdane on teie omandatud eriala tööpõld? Ma ei tea, kas ma ei tea, mida see küsimus Ma ka ei tea, aga võib-olla siis küsitakse seda, et on siis järgnevaid uuringuid ja et seda kuidagi rakendada ja seda tööpõldu enda jaoks luua või laiendada. Korraks on, ütleme, mul mõttepaus kindlasti nii-öelda see teadustööjärgne pohmell, aga see on arusaadav. Aga ma kindlasti, see on üks selline asi, millel ma aeg-ajalt ikka tagasi tulen ja mõtlen võib-olla paari aasta pärast. Selge. Ja öeldakse ka tänud ja me nende tänudega kindlasti inspireeriva esitluse eest ühineme siin. Kus saab kriitilise refleksiooni kohta rohkem teada, kui nüüd huvi on jätkuv? Ma arvan, et kindlasti erinevatelt, see on muidugi riski koht, et on olemas koolitajad ja koolitajad, aga kui on andragoogi taustaga koolitaja, siis üldiselt ta teab, mida kriitiline reflektsioon tähendab ja kindlasti kellel vähegi mahti Tallinna Ülikoolis on võimalik kas õppida terve magistrikraad, nagu mina tegin sellel teemal, või siis ka mikrokraad. Et ka seal võib juba saada sellega kokku. Väga kena. Henri, mul on üks küsimus ka, mis mu peas on täna jäänud siin natuke kummitama. Ma ei tea, kas sa oskad mind vähemalt ideega aidata, kuhu minna. Et kui mul on oletus, ütleme hüpotees, et tegelikult need kuuldud Eurobaromeetri uuringud ja et seal võib-olla teatud vanuserühmad, kelle kooliaastad jäävad küllaltki kaugele, on need, kes annavad selle tulemuse, et eestlane on keskkonnateemadel ja kliimateemadel skeptiline või pigem, ütleme, jahe. Kuidas sellistele vahvatele täiskasvanud inimestele, kes juba ammu käisid koolis, see keskkonnaharidus koju tuua, et nad hakkaksid mõistma ja mõtlema samas ruumis, millest meie tegelikult täna siin räägime? Kui ma nüüd tulen andragoogika juurde tagasi, siis see on üks selle põhimõte on see, et õppija on ennast juhtiv ja motiveeritud, aga see on jällegi, see täpselt kuidagi vastandlikult see, millele andragoogika ise ei paku vastust, et kuidas me ise nendeni läheksime, sest et nemad on pigem selle mõttega, et paneme selle kausikese ja las kast tuleb ise. Selge. Kui tal see motivatsioon tekib. Ja ma mõistan seda muret, see on üks selline dualism, mis mu endas tekkis, kui ma läksin seda eriala õppima, et tegelikult me ei saa otseselt nagu peale suruda, aga teisest küljest, kui me jääme ootama seda, et see keskkond ise lõpuks meile näitab ja hakkab inimesi motiveerima, siis kui juba sellised sümptomid on meil majas, siis on tavaliselt hilja käitumist muuta. Ma võin siit sellise lühida kokkuvõtte teha, et ju siis need inimesed võib-olla, kes võtavad keskkonnateemasid jahedalt, ei pea neid olulisteks ja ka kliimamuutuseid kui selliseid, siis et neil puudub motivatsioon, neil on lihtsalt ükskõik. Ma arvan, et see on üks osa sellest pildist. Ja sellest peitub häda. Viime neile siis selle hariduse kätte ja viime ühiselt, sest ma saan aru, et siin selles ühtsuses peitub ka jõud kindlasti, kes me sellest keskkonnaharidusest ja kliimast ja loodusest üleüldse hoolime. Suur tänu veel kord Henrile, teeme talle ühe kena aplausi. Aitäh!